Sul on ikka palju rattaid. Sinu jaoks aga õige ratta tunned ära selle järgi, kui sadulasse istudes varbad maha ulatuvad ja käed pidurinki vajutama ulatuvad. Okei, tuletame nüüd kõik asjad meelde, mis kuuluvad jalgratta lisavarustusse. Kas sa ikka mäletad neid kõiki? Hea küll, korda üle, ma lähen toon seni asjad. Okei, kontrollime nüüd, kui palju sa mäletasid. Jalgrattal läheb vaja signaalkella, ees valget ja taga punast helkurit. Kodaratel läheb kindlasti ka vaja 2 helkurit, kuid sa saad juba rattaga need ostes kaasa. Aga kui need ära kaovad või katki lähevad, saad sa ka kindlasti need poest uued osta. Pimedas sõitmiseks läheb sul kindlasti ka vaja tulesid, ees valget ja taga punast tuld. Et märjaga mugavam sõita oleks, võiksid sul ka olla porikad ehk porilauad. Kindlasti on ka väga oluline rattalukk, et ratas ise sõitma ei läheks. Sa ju tead küll, mida ma silmas pean. Kui sulle meeldib igasugust tränni kaasas vedada, siis sa võiksid endale ka soetada rattakorvi või pakiraami või rattakoti. Kuid mina kannan oma asju seljakotis. Cool! Ratas on nüüd mul koos, ainult kiiver on veel jäänud. Kiivreid on praktiliselt sama palju kui jalgrattaid. Tähelepanu, tasus ka pöörata kiivri raskusele, et see liiga raske ei oleks. Muidu väsib pea ära. Reguleeritavus. Sellised kiivrid kestavad kauem, kuna kasvavad natuke aega koos sinuga ja nad mahuvad paremini pähe. Tuulutus. Näiteks selline trikirattakiiver on äge küll, kuid kui sellega sporti tegema hakata, siis sa higistad ikka korralikult. Sellepärast ongi maanteeratastel suurema tuulutusavaga kiiver. Kiivri alla ei tohi panna paksu mütsi, siis liigub kiiver liiga palju ringi ja ei kaitse sind õnnetuse kõrval. Külmal ajal kasuta puffi või sellist spetsmütsi. Kiiver on õige suurusega, kui rihmad lahti ette kummardades kiiver peas püsib. Sedasi, siis saab kontrollida kiivri asendit nii, et paned 2 sõrme kulmu ja kiivri vahele. Näed, paras. Siis kontrolli rihmasid kõrvade juures. Kui nad on õigesti pingutatud, tuleb siia selline V-tähe kuju. Ja et kiiver sind ära ei kägistaks, siis võiks rihma ja lõua vahele ka natuke ruumi jätta. Umbes 1–2 sõrme. Ja nagu alati, märka märki.